Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja enne jõule on meil selline väike eriepisood, kus külaliseks on mul jõuluvana. Tere Meelis! Mu laps just ütles, et kui sa kuskile nüüd lähed, siis tee nii. Ho-ho-ho-ho-ho! Ja ma ütlesin, Edon, ma ei tee seda. Siin ma olen, tegin, nii et tervitused endale. Mida kõike me laste nimel teeme, eks ole? Ühesõnaga, mul on täna külas Meelis Tomson, kes juba aastaid on rõõmustanud lapsi ja täiskasvanuid sellega, et jõulude ajal käib nende juures jõuluvana tegemas. Meelis, millal sa alustasid sellega? Kui kaua sa seda teinud oled? Täna läheb siis 12. aasta, mis kõlab nagu, tegelikult mul on selline tunne, nagu ma tahaks öelda, tundub 5 aastat, aga tegelikult on 12 aastat, mis on ebareaalne aeg. See on mingisugune, ma ei tea, 4., 3. su elust? Ma ei oska arvutada, mul oli Mata koolis 2. No kuidas sa siis selleni jõudsid, et igal jõuluajal punase kuue selga tõmbad ja kinke jagamas käid? See juhtus väga lihtsalt, nimelt mu enda sõber, kes on siis enda poja lasteaias aastaid oli teinud, ütles, et kuule, et viitsid mine päästa hädast välja, et mu poeg tunneb nagu selle isa ära. Et kostüüm on olemas, habene olemas, lihtsalt mine tees üks sutsakas ära. Ma olin mingi, kuna ma seda poissi veel tean ka, mingi davai, et nagu lebo ots, come on. Ja see oligi lebo ots. Aga sealt arenes see, et see lasteaia juhataja või muusikaõpetaja rääkis juhatajale ja nii edasi. See lõppes sellega, et samal aastal tegin ma terve selle lasteaia, kõik rühmad. Ja siis ma olin mingi, okei, aga tegelikult mulle meeldib see tuleb mul tegelikult hästi välja. Miks mitte siis nagu laiemale publikule pakkuda. Ja kõige esimesel aastal ma mäletan, ma läksin siis ka 24. tegema. Linnateatrist rentisin kostüümi või sellise jõuluvana kasuka, võtsin siis ostin mingid habemed ja juuksed. Ja üks esimesi pidusid, mis ma siis 24. tegin, oli Nukuteatri näitleja juures. Ehk siis kujut ette, milline pinge mul peal oli. Ja just selle aasta märtsikuus seesama näitleja tuli minu enda koju ühte teleseriaali salvestama. Ma nii-öelda andsin enda kodu nagu seriaali salvestamiseks. Ja ma ütlesin talle nagu välja selle, et oh my god, nagu sa panid mulle siukse pinge peale. Ja siis ta ütles, et tead, ma mäletan sind väga hästi ja sa olid üli äge. Et ma vaatasin sind ja ma ütlesin, mine pekki, kes see vend on. Aga mul oli samal ajal meeletu pinge peal. Ja siis näitlejatest veel rääkides tuleb siis meelde, et Helina Purde on vasta nüüd. Ühesega Kätekas see Häidi. Nüüd on Pähklimägi jälle. Okei, et Käteka Häidi. Ma tegin Loodusmuuseumis ja ega ma ju ei tea kunagi, kui ma kuskile peole lähen, kes seal on. Ja siis kuidagi vist oli tema lõpp seal on ju. Ja ta tuli mulle sinna backstage nii-öelda järgi, tegi lihtsalt ukse lahti. Ma ütlesin, tere, kas sa vaidata? Ei, ma tahtsin lihtsalt näha, kes sa oled, sest see oli nii äge. Mul oli, okei, aitäh, vist. Aga kust see siis nagu see loomulikus tuli, et muidu on ikkagi ju nii, et aastate jooksul oleks ju arened, aga kui sul juba esimene kord oli nii äge, et kõik ütlesid, et see on nii äge ja sa ise said ka aru, et nii hästi tuli välja, et kuidas siis? Oled sa näitlemist õppinud? Ma olen näitlemisega tegelikult tegelenud küll. Ma selles mõttes olen õppinud, aga selleks, et jõuluvanaks õppida, sellist asja ei ole nagu võimalik. Soomes ma tean küll on mingi jõuluvana kool ja siis sa saad sealt vist isegi mingi tunnistusi ja nii edasi. Aga minul see kuidagi lihtsalt see tuleb nagu nii loomulikult ja selles mõttes selle töö võib-olla üks kõige olulisemaid osasid on nagu justkui viia ennast laste tasandile. Ehk siis sa pead sisemiselt olema ise ka laps. Ja mul on hea meel öelda, ma olen sisemiselt laps, et siin soovitas kõikidele täiskasvanud, et ärge kaotage seda osa endast ära, et olge mängulised, olge lapsemeelsed.
No endal sul vist sel hetkel veel lapsi ei olnud, kui vana Hedon on? Hedon saab nüüd 11. Et noh, kui palju sa olid üldse lastega siis selleks hetkeks kokku puutunud, et noh, mingi klikk peab ju olema, et... Ja, lastega, tahaks öelda, ma olen terve elu kokku puutunud. Ma olen lastega olnud terve elu, noh, Leenu abikaasa mul ütleb siis, et ma olen laste magnet. Ma ei pea mitte midagi tegema ja lapsed lihtsalt tulevad mu juurde. Ma ei tea, mis see on, ärge küsige. et kuidagi, ma tõesti ei oska seletada, aga mul on see, noh, mingis mõttes ütleme see miski, et noh, nüüd veel seda enam nagu, mida vanemaks ma saan, ma nagu adun ära, et noh, ongi näiteks võhivõõrad lapsed tulevad minu juurde, mu enda laps on mängukal, võõrad lapsed tulevad muga rääkima ja tihtipeale nad räägivad võib-olla selliseid asju, mida nad ei peaks rääkima ja tihti nad räägivad asju, mida ma ei taha tegelikult teada. Aga tal on vajadus rääkida. See on jah naljakas, kuidas mõned inimesed kuidagi nagu tõmbavad lapsi ligi, et mu elukaaslasel on täpselt samamoodi, et kui ta ütleb, et ta läheb meie lapsele lasteaeda järele, siis kõik nagu kogunevad ümber ja hakkavad, tahavad ikka kõike, noh, mida näidata ja rääkida. Ja nagu, täpselt sama, ma tean alati, et kui ma enda lapsele nüüd väiksemale järgi lähen lasteaeda, siis täpselt samamoodi kõik tulevad. Hedelin, su issi tuli ja siis kõigepealt jooksevad nii-öelda teised lapsed ja siis ma kuskilt leian enda oma ka. Aga ma arvan, see pigem on nagu õnnistus minu jaoks ja üldse mitte jõuluvana mõttes, vaid noh, ma ei tea, ma meeldin kassidele ja lastele, vaata, et ju see on pluss kuskilt mingilt määralt. No kui sa meenutad oma seda esimest lastepidu, siis kas olid, ma ei tea, närvis, oli kuidagi pinge peal, et küll see Nukuteatri juhuses sa rääkisid, et oli pinge, aga kas selle kõige esimesel oli? Kõige esimesel kindlasti ei olnud pinget, sest kuna ma tundsin seda last, seda konkreetset ja ma tundsin ühte tema sõpra, ma tundsin ka tema vanemaid ju samamoodi, kes seal ruumis olid ja ma läksingi tegelikult pigem nagu siuke, noh, lähme teeme nalja, siis juhuslikult nägin seal samas rühmas käib veel üks vanem, noh, kelle last ma teadsin, aga ma teadsin vanemat rohkem, mul oli mingi, lebo, lihtsalt sõprade pidu, vaata. Et see tegi nagu asja lihtsamaks. Et ei olnud jah selline, et sa oled teinud mingi lepingu ja sa pead kuidagi nagu ei, sellist asja midagi nagu noh, pakkuma teenust niimoodi pädevalt, eks ju? Pädev teenused, nagu see emotsioon oli nüüd täpselt aasta tagasi Stenbocki majas. Vaat siis oli küll see, et vaata, kus sa kõik ära oled käinud. Oi, see on eraldi episood, mis pidudel ma kõik käinud olen, mis ma teinud olen. See küll asesti halvasti praegu, aga nagu jah, mis pidudel ma käinud olen. Aga jah, see Stenbocki maja oli paratamatult, ta pani kuklasse sellised tunde, et mingi Stenbocki maja, mingid poliitikud, värki-särki. Tegelikult oli nii tore, nii chill, sest see oli nagu Stenbocki maja administratiivtöötajad, mitte ministrid ega asjad. Ja noh, mingis mõttes tahaks öelda, et minister on ka inimene. Et näiteks sellel aastal ma hääletasin konkreetselt ühe endise ministri poolt, kes on mind tellinud jõuluvanana enda koju. Ja ma mäletan seda pidu väga hästi, see oli mu lemmikpidu, sest see oli õues talvel, et selle kostüümiga paratamatult on hästi palav, et see õuepidu oli üks mu lempareid. Kuidas te siis otsustasid, et hakkaks seda nagu päriselt nii-öelda teenusena pakkuma, et kuulutakski välja, et mind saab tellida ja paneme nüüd graafikusse kirja? Vaat see on vist see asi, et kui sa oled millekski loodud, siis kõik tuleb lihtsalt ise sinuni, ilma pingutuseta. Et tegelikult oligi, et meil oli ka jälgijaskontoona päris väike ja see lihtsalt tuli, noh, Leenu pani mingi pildi üles ja meelistab jõuluvana ja umbes tegi jõuluvana@marimail.eu ja inimesed hakkasid kirjutama ja nii see läks. Et esimesed aastad loomulikult, noh, kui ma võib-olla tagant järgi vaataks, mul oligi võib-olla kostüüm andis nagu, noh, ütleme, need jättis soovida, aga kostüüm jättis soovida mulle endale ja lastevanematele, sest laste jaoks olin ma ikka jõuluvana. No muidugi see emotsioon ju loeb ja see, kuidas sa nendega suhtled ja neile tähelepanu pöörad, et tema ei vaata, et mis materjalis sul see kostüüm on. Ja tema, noh, minu, kuidas me ütleme alati, see kompleksi koht oli nagu habe ja juuksed, et need oleks nagu head ja need oleks kvaliteetsed, aga paratamatult toona ma isegi ei osanud vist otsida, nagu, et kust saaks mingeid häid asju, ma ei riskinud nagu osta mingi 200 eurost
komplekti ja siis mul oligi meile okei, et noh, ma ei tea, tahtsin tiimarist, et noh, vahet ei ole, käib see Prisma oma ka, vaata, ja käiski tegelikult. Lihtsalt ma ise tundsin ennast kehvemini ja ma ütlen ausalt, et tõenäoliselt see pani mingis mõttes ka mu etteastele siis väikse nagu sellise põntsu. Võib-olla teised ei saanud aru, aga minul oli sisemine no, siuke no kuidas, selles mõttes, et jõuluvanasid ju on, ma ei tea, mulle tundub, et on palju. Põhimõtteliselt igaüks võib teha ka jõuluvana, noh, ma ei tea, kodus on vaja, naabrimees tõmbab kuue selga, tuleb, eks ju. Kas kõigile jätkub kliente? Siin on nüüd, mina jaotan selle küsimuse kahte ossa. Kas kõigile nagu jagub kliente? Jah, jagub, sest inimeste eelarved on väga erinevad. On neid, kelle on jõuluvanasid, kes teevad 25 kuni 80 euro eest ja on jõuluvanasid, kes teevad alates 150 kuni 480 ja mina olen nüüd selles kategoorias. Ma ütlen ausalt, tegin ka 50 ja 80 eest. Tulles küsimuse esimese poole juurde, kas see töö, no ma tegelikult nagu ütleks teistmoodi seda, et kas see töö on kõigile. Et kas igaüks võib olla jõuluvana põhimõtteliselt? Igaüks ei saa olla jõuluvana, kui teha seda heal tasemel. Sest selle töö üks kõige olulisemaid asju on, ütleme siis ka inimeste ja tegelikult ennekõike laste, see kõlab hästi veidralt, aga laste lugemine. Sa vaatad lapse silmadesse ja saad aru, mida ta mõtleb, mida ta tunneb. Kas ta kardab? Ja kuidas siis temaga käituda. Noh, ja teine kategooria on vanemad, kes neil on see kõigest enda arvamus, mida teha, kuidas teha. Ja tihti peale mind nagu ei kuulata, sest noh, tal on midagi vaja, vaata. Aga ma tahaks nüüd öelda, ma olen seda tööd päris palju teinud. Usaldage jõuluvana. Usaldage seda inimest, kes teile külla tuleb. Võib-olla usaldage natuke vähem, kui ta 25 eurot maksab, sest ma ei tea, kes seal sees ja taga on. Aga samas ma alustasin ka ju väiksemate summadega ja ma olin päris hea. No eks see ongi see ju, kui sa oled nii-öelda tundmatu veel, eks ju, sellel maastikul, siis no, sa ei saagi kohe küsida 5 sotti. Ja, aga pigem mina ikkagi julgen öelda, et see töö ei ole kõikidele, sest mingi hetk, vist 2019 oli see, et mul oli nii palju tööd ja ma reaalselt otsisin mööda linna taga, et nagu kes tuleb mulle, noh, ma ei saa öelda dublandiks, aga kes veel tuleb nagu mulle tegema ja ma ei leidnud seda inimest. Ma ei leidnud seda inimest sellepärast, no ei pakkuja teil palju, kes annaks edasi seda mind, sest mul on teatav nagu mingis mõttes tahaks öelda maine või nagu see maine on mu peas võib-olla pigem. Ma tahan, et sa käituksid nii nagu mina. Ja seal, noh, kui tulebki mingi, see on propusti öelda või? Ära pigem ütle. Suva, anna mulle mingi ots, vaata. Või see suhtumine oli minu jaoks ülioluline. Ja siis lihtsalt teen mööda minnes ära saan mingi raha, eks ju? Ja et ma ei ole kunagi, ma tahaks öelda seda tööd raha pärast teinud. Loomulikult, see on oluline, eks ole. Aga ennekõike ikkagi, Leenu tihtipeale alati ka küsib, et kas, kuidas oli, et siis ta ütleski, et tead, ma tegelikult enam ei pea küsima su käest, ma näen su silmadest, kas oli hea pidu või ei. Kuidas sa rääkisid sellest laste lugemisest, et mõni ju kardab jõuluvana, mõni on võib-olla selline pelglikum, mõni õpib kohe, istub, eks ju, põlve peale. Et kuidas siis käitud, et mulle tundub pigem, et vanemad on rohkem sellist, mis sa kardad, mine ikka, eks ju, laps ei taha, ja. Mis sa teed sellises olukorras, kus sa näe on, et laps hullult kardab ja vanem ikka hullult surub? Siis ma kutsun lapsevanemad korrale. See kõlab nii halvasti. Seda peab tegema. Et sina kui lapsevanem, et kujuta ette, et sa nüüd enda pampu surud, mine. Muidugi sel hetkel ma oleks mingi, kes sa oled nüüd ütlema. Jah, täpselt on ju. Aga ma tahaks mingis mõttes öelda, et nagu jällegi usalda seda inimest. Ma teekski seda, et palun, rahu, kuula mind. Tule koos lapsega siia minu kõrvale. Ja siis tegelikult trik on selles, et vaatate otse, laps seisab minu kõrval, sina kükitad lapse nagu kõrval või seisad ja siis ma sisuliselt lükkan su eemale. Nagu selle lapse vanema lükkan või osad saavad ka ise aru, et
tegelikult piisab ainult 20 sentimeetrist astu nagu kõrvale ja ongi see pilt tehtud. Et ja no lasteaiapidudel mul praegu tuleb meelde ka see, et tegelikult on ju fotograafid või noh üldse pidudel on fotograafid ja lapsed alati justkui seisab nagu näoga jõuluvana poole ja see on tohutu pinge nende jaoks, sest mingi võõras suur karvane on, ma pean luuletust lugema ja siis mul on selline trikk, et ma võtan nagu, tegelikult ma keeran selle lapse näopidi publiku poole. Uskuge mind, ma olen neid luuletusi kõiki kuulnud, aga et emad ja noh, vanemad ja ka fotograaf saaks selle hea pildi. Ja sellel hetkel, kui laps loeb luuletust, ta keskendub ainult luuletusele ja kui ta vaatab võib-olla ema poole, kes on tema turvaisik või ema või isa või vanema õde, kes iganes on tema turvaisik, siis ta nagu selles mõttes rahuneb ja ta keskendub luuletusele ja see pilt on käes, see emotsioon on käes ja see emotsioon on ka positiivselt, jõuluvana ei olnud see suur ja hirmus. Et mul on omad nipid ja nõksud lihtsalt. No selles mõttes, et klassikaline selline kodupidude jõuluvana võib-olla ettekujutus on selline, et noh, tuli naabrimees, võttis siin viina, eks ju, isa ja vanaisaga, et kas nagu need ajad on läbi või ikka tuleb? Absoluutselt mitte. ma tahtsin öelda, et ma võiks oma viinavabriku avada nende kordade eest, kui mul on öeldud, et tavai tule võtta viina ka. Et ma esiteks olen autoga alati, alustame sellest ja minu jaoks see on töö ja kui ma olen tööl, siis ma olen professionaalne. Et noh, ja ma ütlen ausalt, ma ei ole kordagi, mul isegi tule meelde, et ma kodus oleks teinud nagu enda lastele mingi, mingi teen 2 klaasi veini ja siis teeme. Pigem ei ole teinud, et ikkagi ma võtan alati seda nagu tööna, et isegi kui sõprade tuttavate juurde lähen, et see on nagu ma tahaks öelda, ma kaotan nagu selle kontrolli enda üle või siis ma hakkan vastupidi nagu üle analüüsima, et tegelikult on kõik hästi, aga ma ise mingi, oh my god, äkki see punase veini klaas nüüd see teeb nii. Aga jah, alati see on kuidagi nii traditsioon, et astud sisse siis, no nii, kas jõuluvana pitsi ka võtab meiega või nii edasi, et see on väga harimuspärane, et ja siis ma ütlen alati mingi, kuule, tead mis või? Sa võta minu eest parem sa ise ja võta enda eest ka. No, kuidas sa ise tunned, et sa aastate jooksul arenenud oled, et sa küll rääkisid, et kostüüm on paremaks läinud, mis on ka selles mõttes loomulik, et kõik asjad ju arenevad ja muutuvad, aga kui sa ise mõtled, et kuidas sinu see performance siis arenenud on? No tegelikult on ikkagi see, et inimesed muutuvad ajas hästi palju, ühiskond pigem muutub ja see dikteerib väga palju, et noh, ei ole enam võib-olla sellist, et võtan et ma nagu füüsiliselt võtan selle lapse sülle ja kirin teda enda sülle. See on muidugi alati kuidagi mu nišš nagu mingis mõttes olnud, et ma ei kutsu kunagi lapsi mingi, tule sülle. Noh, arvestades tänast ühiskonda ja seda käitumist, et kui näiteks mõni ilus punaväine ema avaldab soovi, et kas ema töövad tulla, siis tegelikult kas seal on nagu see, et ma tunnetan ise ära, et noh, võib-olla toome näiteks sinu, et noh, see olegi, ma tean sind, sina tead mind, seal ei ole mitte midagi nagu taga, et nagu noh, teeme siis nalja, tule põlve peale, aga tegelikult võhivõrrastega ma ei tee seda. Et jah, see on jälle tunnetuse küsimus, et kui ma lähengi kuskile kodupeole, võib-olla inimesed on noh, ma tahaks öelda heastujus ja heastujus, seal on ka vahe, aga ma pean tunnetama, et kellega nagu ma teen seda, kellega mitte. Aga üldiselt ma ei taha endale kedagi sülle. See on lihtsalt sellepärast, et sa ise ei taha või lihtsalt võibki väike miitsuu kuskilt pärast? Et ma isegi ei mõtle miituule nii palju, vaid lihtsalt nagu võib-olla, nüüd kui sa ütled seda, siis tõesti võib-olla alateadlikum ma olengi mingi pärast tuleb mingi jama, et noh, tuttavate puhul ma olengi see, et mul on ka siuke asi, et kui sa tuled mu kõrvale pilti tegema, siis tegelikult ma ei võta sul ümber kinni, vaid ma hoiad jah. Sentimeetrist vahet. Jah, et paratamatult, noh, ma tahaks öelda, pole midagi teha, ühiskonda on meid selleni viinud. Aga kui laps ütleb, et ma tahan jõuluvanna sülle istuda, siis võtad? Jaa, aga noh, selles mõttes siin on nüüd vahe. Nüüd on see moraali lugemine lapsevanematele. Ma hea meelega võtan lapsi sülle,
kui nad juba tahaks öelda ise kõnnivad, aga mis mind siis võib-olla ärritab, on see, kui tahetakse neid vastsündinud lapsi panna sülle. Ehk siis lühidalt öeldes pudelitoidu peal või noh, nagu piimatoidu peal olevaid lapsi. Ja tihti peale neid hullud surutakse, et tema esimesed jõulud. Jah, kallid emad, ma saan sellest aru, et need on tema esimesed jõulud. Aga seal on väga lihtne põhjus. Ma küsin sinu käest, miks piim tuleb välja ju. Tupli! Ja su 2000 € kostüüm. Ja mul ongi selles mõttes, minu viga on, miks sul ainult üks kostüüm on, et kui sealt seda piima lendab, või mis iganes see laps enne söönud on, et siis mul ei ole aega, võib-olla mul on ühel päeval mingi 5 pidu, mul ei ole aega seda puhastada, vaata. Sul võib-olla ei ole aega seda vahetadagi? Ja ütlen ausalt, polegi tihti peale. Mul on kiirematel aegadel ongi niimoodi, et laupäev, pühapäev, mul on autojuht, kes siis tegelikult ootab mind autoga kohas X, ma hüppan taha ja järgmine pidu. Et seal ma saan nagu korraks niimoodi habeme eest ära võtta ja hingata. Et jah, palve ongi see võib-olla siis, et palun ärge pange vastsündinud lapsi jõuluvanale sülle. Isegi kui ta maksab 25. No sellest kostüümist rääkides, siis sa ütlesid ka, et algusaastatel ei olnud nii kvaliteetne kostüüm, et kui palju siis maksab, sa tulid kohvriga, see kostüüm on ikkagi suur, et kui palju maksab selline kvaliteetne jõuluvana kostüüm ja kust seda saab? Ma eeldan, et see on õmmeldud. Saamisega on see mure, et see on õmmeldud, aga sa katsu leida see õmbleja ja reaalselt ma ei leidnud. Ja ma tegelikult ikka aasta aega otsisin ja ma leidsin tema siis Pärnu lähedalt üks hästi armas naisterahvas, kes tundis, et tead, see on nii äge projekt, et ma tahan proovida. Ja selles keemilisest puhastusest me ei ole üldse rääkima, ja vaat see jälle klikkis mu jaoks, et ta ei teinud seda mingi raha pärast, ta tegi, ma tahan proovida. Ja tegime ja väga hea asi tuli, et ma olen nüüd tahtnud seda siin täiustada ja värki, aga siis ta mingi, kuule, ja tegelikult see toimib, see on mul äkki mingi 5 aasta läheb ja mitte midagi pole viga. Et see on nüüd juba teine kostüüm, mis ta on mulle õmmelnud siis. Ja raha sõltub sellest, et mis materjale kasutada. Minu kostüümi materjalid on tegelikult, see on kardin. Aga et leida seda nagu, et ta oleks täpselt nagu samet kardin või? Jaa, sa pärast saad katsuda. Et seal juba maksab see meeter maksab kõvasti. Et minu teada peaks Amende villas need rippuma ka. Ehk siis mu jõuluvana kostüüm on Amende villas. Võib-olla enam mitte, aga siis, kui seda õmmelda, siis ma võistasin selle peale, et sest kuidagi nad ütlesid, et meil on see ette tellitud umbes mingi Amende poolt, ma mingi tore, nüüd lõigake siit 5 meetri ära veel, kadus ära. No palju sinu kostüüm maksab, kui saladus pole? Jah, ta jääbki sinna 1000-1500 vahele. Sinna hulka ma tegelikult panen ka muud vidinad, nagu kindad, kingad, vöö. Täiskomplekt on ju? Selles mõttes jah, täiskomplekt on ju. Et juuste puhul ma ütlen, on mul väga oluline, et see kvaliteet. Et ma sellist, osad nagu on sellised läikivad, sellised sünteetilised, siis mul on mingi et ma hoian nagu eemale. See on võib-olla puhtalt jälle enesekindluse küsimus, et kui ma näen, et mul on... see võib olla ka enesetunde küsimus ju. Pärast paned selle sünteetika male pähe ja audud seal sees ja siis on rõve. Ja et nagu see selles mõttes on jah. Ma olen otsinud ka nagu siis neid, kui ma Ameerikas käisin, siis ma otsisin neid, tahaks siis päris juustest, pühvli nendest karvadest tegelikult tehakse. Ja ma katsusin neid ja teevutina ei vaibinud. Nii et tuleb leida see õige ja see õige on leitud läbi selle, et ma lihtsalt olengi tellinud, proovinud, nii et see on ka osa tööst. Kas meil tõesti Eestis ei ole mingit siis sellist poodi, et tule ja vali ja saad normaalselt? Ma olen Paruka poes käinud ja nad ei ole nõus tegema. Nad lihtsalt ei ole nõus tegema, sest see tegelikult nõuab liiga palju tööd. Ja ma olen mingi, et aga ma maksan. Tore, aga ma maksa kellegile teisele, et meil tuleb raha kiiremini, kui me teeme mingit,
tavalist parukat. Kus sa siis lõpuks sellisid? Said selle õige? Jaa, Saksamaalt on minu karvad pärit. No natuke sa jõuluvana hindadest juba rääkisid enne, et millest see hind siis oleneb? Kas see olenebki umbes sellest, et kui kaua sa seal oled, mida sa teed, kui palju lapsi on, et mis selle nagu kokku paneb, et ma kujutan ette, et seal muidugi on, ma ei tea, bensiin ühest kohast teise sõitmiseks võib-olla, eks ju, natuke on ka see, et palju sa oled oma kostüümi investeerunud ja kõik see, eks ju. Et kas see on mingi eraldi, ma ei tea, pakett, et ütleme, ma helistan sulle, ütlen, tule lihtsalt nii, et astu korra sisse, meil on siin üks laps, loeb sulle luulet, sa annad talle kingi, lähed ära, et 10 minutit. Kas see on nagu, tätoveerijatel on küll näiteks nii, et tal ei ole vahet, et kas ta teeb sulle suure pildi või väikse pildi, ta paneb oma masinad kõik nagu nii valmis, eks ju. Et siis selles mõttes hind võib olla sama, et kas jõuluvanal on täpselt sama, et vahet ei ole, kui pikk see aeg on, et ettevalmistus on ju ikkagi sama pikk. Ma tahaks nüüd öelda, ma olen tätoveerijatega samas paadis, et ma tegelikult tulen välja ühtemoodi. Ja see, kui sa ütled, et ma olen Viimsis, mul on ainult üks laps, tore, ma panen ju riides ennast ühtemoodi ja lepime kokku. Seda juttu, mul on ainult üks laps ja üks kingitus. See ei pea mitte kunagi paika, sest alati kuskilt ilmub välja mingisugune, me nimetame neid salakottideks, eks ole. Et, või siis, kuule, ma kutsusin naabrilapsed ka juba siia, et sa nagu nii juba siin oled, et tee ära. Et see alati ongi see, kujuta ette, et ma olen, mul vahepeal selline teenus, et ma käin lapsi 24. hommikul äratamas või 25. hommikul. Ja siis, kui sa astud seal majast välja, tegelikult on ju jumala päeva valge, vaata, kõik naabrilapsed on ju nagu seal. Ma ei lähe, mu see südametunnistus ei luba lihtsalt tuimalt nagu ära minna. Et nagu ma ikkagi jään sinna ja lehvitan ja kui nad tulevad välja, siis okei, las nad tulevad, mis sest, et ütleme siis sina maksida. Et ma võtan oma tööd seda selles mõttes tõsiselt. Mis puudutab hinnastust, siis tegelikult ongi. Mul ei ole vahet, kas sul on nüüd üks laps või 2 last või sa kutsud need naabrilapsed ka. Sest ma ikkagi arvestan sisuliselt, ütleme selline külastus on tund. Ma nüüd ei aja näpuga järgi, et nüüd sai 1-0, 61 minutit, nii, tšau, pakka, ja kui läheb vähem, siis läheb, aga ma ei lähe nagu, olen 24. olen ära läinud, et kuulge, siin on nagu way üle aja läinud, et mul järgimine pere ootab, ja ka hinnastust, ma ikkagi selles mõttes hinnastus on erinev ainult kodupeol ja firmapeol. Et selles mõttes on nagu firma, võta nüüd ise, kui me oleme siin Õhtulehes, eks ole, ja Õhtulehe... selgelt jaksab rohkem maksta, kui võib-olla 2 inimesega pere on ju. Jaa, ma isegi tegelikult ei mõtle selle peale, vaid ma mõtlengi nagu ajalise peale ja nagu selle enda energilise panuse peale, et kui palju ma pean endast välja andma, et nagu teil oleks hea versus ma tulen lihtsalt ainult koju ja sul on 2 last. Auditoorium on palju suurem ja sul on, ütleme, 100 inimest on ja sa pead iga üheni jõudma, eks ju, ja kodus sul on võib-olla 5 inimest on nagu, räägid vaiksemalt, teed, ei ole nii ekspressiivne võib-olla on ja, et vahest on küll lohku tõmmatud, päriselt, see on niimoodi, et ikkagi mingi, maksame mingi 320 on ja siis sul on umbes 8 lasteaiarühma korraga. Kuigi lepitud oli kokku, meil on 1 rühm. Aga teil on ühe külastuse hind. Ja siis mingi, las ta siis jääda. Et ja ma tahaks jääda sellepärast, ma lasteaedu enam ei teegi. Et ma tahaks teha võib-olla uusi lasteaedu, uuema sellise õpetusmudeli järgi. Et need on nagu lahedamad, aga sellised, ma ei taha halvasti kõlada, aga võib-olla sellised old school lasteajad, ma neid kindlasti ei tee. Mul on sulle pärast üks pakkuda. Ei aita. Sa nüüd ütlesid, et sa enam eriti et sa enam ei tee lasteaiapidusid, aga milline see, mida muidu kõige rohkem oli ja mida praegu kõige rohkem on, et kas ongi firmapeod, kodused peod, lasteaiapeod? Ma tahaks öelda, et lasteaiapidude eest ma tegelikult olen ülimalt tänulik iseendale, et ma tegin võib-olla neid mingi 6 või 8 aastat, sest need tohutult õpetasid.
need on, see on treeningsaal selles mõttes, et noh, sul ongi kell 4 on, ütleme, pääsukeste rühm, kell 5 on juba, ma ei tea, liblika rühm on ju, lapsed on erinevad, vanemad on erinevad, mis sest, et ruum on sama, tegevus on sama, et see, ma tohutult õppisin inimesi tundma nagu läbi nende lasteaiapidude. Et see no sa näed ikkagi väga laia spektrit ju. Väga, ja et noh, veel munitsipaallasteaed versus eralasteaed, et seal on ikka, tegelikult on ka veel tohutu vahe sees. Aga see kõik on meid tugevamaks ja tublimaks teinud. Aga praegu ma lihtsalt, minu enda fookus on siis nii-öelda firmapidudel. Et see on puhtalt et sellepärast ma ütlengi, et rohkem pidusid on firmapidusid. Et see on mu enda nagu valik lihtsalt olnud. See tähendab siis, et sa lapsi näed nii vähe ju? Ei, no firmapeod nagu, noh ütleme siis Õhtulehel on töötajate lastele pidu selles mõttes. Okay. Ja mul on olnud ka paar sellist, ütleme, suuremat asutust, siis näiteks Lennusadam, ütleme, et Õhtuleht teeb siis enda peo Lennusadamas, selle sees on jõulupidu, mingi pakkide jagamine ja ka mina. Noh, et nagu ma olen siis, vaat see on nüüd see, et ma olen see lepinguline klient, et jah, ma olen lepinguline teenuse pakkuja, aga jälle iga pidu on erinev, lapsed on erinevad, asutused on erinevad, et see on jälle nagu treenib. Kas täiskasvanud inimesed üldse suudavad sellist lapselikku rõõmu jõuluvana üle enam välja näidata? Et ütleme, kui sa lähed firma peole, kus ei ole lapsi, et kõik on täiskasvanud, et kas see on pigem selline, et nojah, tulen, võtan siin, võib-olla teen oma paki, teen suga pilti või on ikkagi selline tore elevus? Täiskasvanute peod, kus lapsi pole, on mul lemmik peod, sest ma olen ikka karakter, aga ma ei pea võib-olla nii palju nagu, kuidas me siis ütleme, välimuse peale või jällegi, et kui mul juuksed siit tagant lähevad kuidagi sassi või et siis ma ei pea kohe siluma neid ja et see rihm oleks alati ilusti. Siis täiskasvanute peol on natukene nagu leebemad nõuded mul endal, iseenda jaoks. Ja need on tegelikult lõbusamad. Need ongi just lõbusamad ja tihti peale... saad teha sellist natuke ebakorrektsemat nalja. Teissugust nalja, mida sa lastele ei tee siis, eks? Jaa, ütleme nii, et võib-olla ongi tihti peale selline, et ütleme, selline klassikaline nali on, et aitäh teile ja ongi kotid tühjad, sa muigad, aga on ju, ma tulin 2 kingikotiga, need on nüüd tühjad. Et kotid on tühjad ja mul on aeg lahkuda, aitäh teile. Et see on selline hästi piiripealsed naljad on nagu, ma tahaks öelda, minu niš, eriti suurte pidudel. Et kui me vaatame kas või ka Hollywoodi neid laste animatsioone, siis tegelikult on seal väga palju nalju, mis on sisse kirjutatud täiskasvanutele inglise keeles. Eesti keeles, kui peale loetakse, siis need kaovad täitsa ära. Näiteks ma lähen nüüd seda Zootropalist lihtsalt naisega koos vaatama, ainult inglise keeles, sest lastega käisin ära. Nüüd tahaks ise ka naerda. Et jah, täiskasvanute peod on mul lemmikud, sest ma tunnen ennast, see on nagu vabamalt ja tegelikult see rõõm inimestes on. Osad inimesed on küll sellised mingi, miks, milleks. Neid on igal pool, vahet pole, mis teema. Aga ma tõmban nad käima väga kiirelt. Kui tihti sul seda juhtub, et ongi keegi alguses kirtsutab nina ja pärast ütleb parim pidu elus? Üks pidu, ma mäletan, oli selline, kus kuskil laeva peal mingi eraüritus, eks ole, ja ainult naised. Ja siis ma olin toona veel, pildistasin ka, ja siis ma olin fotograaf ja jõuluvana. Tellija teadis, on ju. Ja siis, ütleme nii, et tüdrukud olid juba päris napsused ja siis nad läksid küll väga selliseks, kuidas me siis ütleme... Ülemeelikuks. Jaa, väga puudutavaks teatud piirkondadest. Aga see ei ole, ma tahaks, et ma ei ole mingi, davai, võta, siis katsu, tee, mis tahad, on ju. Et ei, ja siis kuidagi nii väärtsin ära sealt ennast, on ju. Läksin, vahetasin riided ära, olin fotograaf uuesti ja siis need osad naised tulid sõima, mis kuradi fotograaf ta siuksele, meil käisis jõuluvana, kus kurat sa töllerdasid, vaata. Et tegelikult nad ei teadnud. Et sellised intsidente ei olnud, aga nagu, ma ei tea, ma üritan alati nagu professionaalseks jääda, aga eks ma loen jällegi inimeste lugemine, ma näen su näost, kas sulle sobis, samas kui sul on 100 inimest ja sina ei naera, on ju, aga 98 näiteks naeravad, siis ma ei saa keskenduda. Oh my god, Katariinale nüüd ei meeldinud nagu,
ei meeldinud, siis meeldib, võib-olla ma ei tea, mis su elus juhtunud on. Kui palju su enda lapsed veel jõuluvana usuvad? No Hedon ilmselt mitte. Hedoniga kahjuks läks kehvasti, jah, Hedon oli 3. Jäid vahele? Ei, ma ei jäänud vahele, ta tundis ise mu ära. Ta vaatas mulle silma sisse, nagu läbi need prillide ja habem, et sissi. No ega lapsed rumalad ei ole. Jaa, see silmside tekkis nagu. Ja siis, aga tütrega õnneks on väga hästi, et veel, ma küll lähen alles tema rühma. Võt, näed, lähen tema rühma tegema, aga ainult tema rühma. Ja ühte eralasteaeda ka, aga lihtsalt sellepärast, et see juhataja on lihtsalt nii äge inimene. Ja seal ei ole asi üldse rahas. Kuidas, kas Hedon räägib ka, ma ei tea, omal koolis, et teate, mu isa on jõuluvana või noh, nad on vist kõik juba tegelikult sellises vanuses, et kõik juba saavad aru, kes tegelikult seal kostüümi siis on ju. Jõuluvanaga võib-olla jah, Hedonil oli ainult see fleksimise hetk, no ma räägin ka nagu moodne fleksine. Paar aastat tagasi ma tegin jõuluvanana Nubluga mingi reklaamklipi. Ma ei mäleta, mingi mõnnakale vist äkki või midagi. Ja siis ma näitasin Hedonile, et mina siin vaata. Vaat siis ta oli küll mingi, oh my god, mu issi tegi Nubluga, mu issi on jõuluvana. No, ta ütles, näe, see on mu issi mingi, kõik lapsed olid koolis mingi, yeah right, see on jõuluvana vaata. Et siis oli, et jah, pigem nagu, ma ei tea, ta ei fleksi vaata selles mõttes, et mu issi on jõuluvana ja õe puhul ka ta pigem hoiab suud kinni. Ma just tahtsingi küsida, et ta hoiab veel seda maagiat, kuni saab. Ja. Kusjuures tal muideks jäävad päkapikud, ta on 11. Ma olin mingi 20 ja mul käisid ikka päkapikud. Okay. Aga kuidas sa ise tundsid, kui Hedon sul tookord otsa vaatas, kas sa arvasid, et see tuleb nii vara või? Ma ütlen jah ausalt, tegelikult oli kurb, aga lihtsalt kuidagi see hetk oli see, et ma tegin ukse lahti ja nagu ta oli leenus üles ja see kõrgus oli täpselt nagu silmast silma ja sa näed, kuidas ta puuris sulle silma sisse nagu, et ma mitte millegagi ei vabandanud välja vaata. Tegelikult natuke oli kurb, et ma oleks tahtnud seda hoida ikkagi nii kaua, kui saab, aga õnneks tütrega veel saan. Kas teil endal käib jõulude ajal jõuluvana ja kui jah, siis kes teda teeb? Jah, meil käib jõuluvana. Mina olen nüüd vastu võtnud tegelikult vist 2 aastat. Jah, olen 24. olnud kodus, sest 10 aastat olen ma 24. väljas, on niimoodi, et kell 4 lähen, kell 11 tulen. Ja siis nüüd 24. ma olen otsustanud, et ma teen mingi 2 sutsakat. Ütleme siis nii, mis on nagu hea, nagu lähedal. Ja neile, kes normaalselt maksavad. Ja meil käib jõuluvana. No midagi sa pead ikkagi saama selle eest, et sind ju jah, enda pere kistakse. Meil on käinud jõuluvana, me oleme testinud nagu tõesti sõna otseses mõttes igasuguseid. Me oleme testinud 50-st 300-ni. Puhtalt sellepärast, et nagu nimetagime turu-uuringuks vaata. Täpselt. Et Leena on mingi, oh my god, ta küsib 3 sotti, ma mingi plekime, maksame. Ja... No see on kord aastas ainult ju. Ei, no ma ei tea, ma ei põe nagu absoluutselt. See on kõigest raha. Ja siis ma ütleks ausalt ikkagi kõige paremad jõuluvanad jäävad hinnavahemikku 150-200. No tee või tina, midagi pole teha. Et võib-olla tõesti need, kes liiga palju küsivad, ma ei tea, ma tõesti, võib-olla jopp ei läinud hästi, et oligi nagu, ma ei tea, mis iganes tal oli. Ja need 25-kad, jah. Ma ise olin ka 25, ma tean, aga tämit, ma olin parem. Kuidas teil üldse need jõulupühad välja näevad, et kui sa varem olid 24. ikkagi väljas, et millal te siis oma perega lauda istusite? Oma perega istusime lauda niimoodi, et ütleme 24 ma juba käisin hommikul ju lapsi äratamas, siis tulin koju mingiks 3-4 tunniks ja siis panin minema 25. hommikul istusime. Jah, et nagu siis, et 24. õhtul me avasime kinki, aga ma ütlen ausalt, ma olen nii läbi, et ma olen lihtsalt... Autopiloodi peal on ju? Jah, tegelikult oled, sul lihtsalt silmad ees ei ole mitte... Ei, aju ei funktsioneeri, sa lihtsalt eksisteerid.
ma tean, see kõlab veidralt, aga ma lihtsalt olen nagu nii läbi, on ju. Ja et ma taastun võib-olla, ja siis ongi 25. lõunast panen jälle minema, sest hakkavad sellised sugulaste peod, sõprade peod ja siis esimene päris vaba päev on 28 on alati olnud nagu siis, ja siis on nii veider mingi, nii, mis täna on? Mitte midagi. Mis ma teen? Istu, vaata telekat. Mis ajal üldse sinu jaoks need jõulu igasugused käigud pihta hakkavad, kas päris detsembri algusest või? No esimene advent on kohe kindel laks, see on nagu alati aastast aastasse, aga sellel aastal oli äkki vist 23. november oli juba esimene nagu private siukene. Et aina varasemaks või? Ei, see on kuidagi nagu mingi sõprade vahelised istumised või kollektiivide vahelised istumised ja need on nagu kuidagi, tahaks öelda siuke uus traditsioon. Uus traditsioon tegelikult jõulude puhul ongi, saame sõpradega kokku. Ja kutsume jõuluvana. Jah, ja need on ka üliägedad. Me saame ka sõpradega kokku, aga jõuluvana ei ole küll kunagi kutsunud. On arenemisruumi. Ja, tead, see on, ja minu puhul on see, et kuidagi nagu ühe korra käida, siis nagu on lõbus, on tore ja siis nad tellivad nagu uuesti sellepärast, et nii äge on. Et see emotsioon, mis ma toon, on nagu, see paneb nagu kõik elama. Nagu, ja seda enam, kui ma käin ka, olen aastast aastasse käinud, ja siis juba mul on ju meeles, mida sa eelmine aasta lubasid, on ju. Ma õpin suusatamise ära. Räägime nüüd Kuidas sul meelde jääb? No jääb. Aga samas paratamatult ongi, et kui on näiteks uus, ütleme, kui sina mind nüüd kutsud, on ju, siis ma tean, see kõlab hästi veidralt, aga tegelikult sa oled kella 5 pidu. Tegelikult. Okei, sinu puhul jah, ma tean su nime, on ju. Ma ei tea su mehe nime, ma ei tea su lapse nime, on sul 1 laps, 2 last, 9 last, ma ei tea, sa oled kell 5, Katariina on kell 5. Seda ma tean. Või siis ongi see, et Viimsi kell 8. Ja siis enne uksele minemist, mul on telefonis on nimed kirjas. Ja kui seal ei ole 9 last, siis ma kiirelt vaatan nime, umbes Roger, Anni, Taavi, Mihkel. Okei, nii, let's go. Et ukse taga õpin. Et tegelikult see on nagu siuke, ma ei jõua kõik meeles pidada. Ja siis tuleb välja, et nendest 4 nimest ainult 1 on kohal. Yeah. Kes? Seda ei ütle keegi. Kuidas sa sellesse jõuluvana rolli üldse sisse elad, et kas on sul mingi selline asi, et sa pead kuidagi, ma ei tea, on sul mingi rituaal enne kuue selga panekut või on nii, et paned kuue selga ja siis oledki kohe, et kas sa pead ennast häälestama kuidagi enne või paned kostüümi selga ja pole vaja mingit pikka häälestust ja kohe on korras? Ma siin alguses tegin selle ma ei tea, kuidas see kõlas, et vastus sulle on, et jah, ma natukene häälestan, aga see on läinud nii loomulikuks, et ma kuidagi panen kuue selga ja habeme ette. Tegelikult see habe on see maagiline nagu klikk, mis teeb selle. Mina ise ei saa aru, aga mul naine saab kohe aru mingi, kuule, sa olid jälle see jõuluvana. Nagu, et kohe, kui ma habeme ette panen, siis hääl muutub ja nagu keha hoiak muutub ka. Millised on sul kõige tihedamad siis jõulupühad või päevad olnud, kus tõesti ongi nii, et ja kui vahepeal vetsuski jõuad käia ühelt poolt teisele minnes? Ma tahaks öelda, et viimane hiilge hetk oli ikkagi 2019 enne Covidit. Siis oli ka ümardame 31 päevast detsembris vaba oli äkki mingi 4 või? Jah, päriselt. Mu kulmud kerkisid praegu lakke. Et vaba oli 4 ja selles mõttes, et kas iga päev oli vähemalt 1 pidu, nädalavahetusel 3-5 pidu. Kas 5 on nagu maksimaalne, mis sa enam-vähem, või mis sa nagu jaksad ära teha nii, et võib-olla mingit energiat õhtuks oleks? Jah, võt siin on jälle see energia küsimus. Tegelikult iga pidu, kus ma lähen, ma annan igal peol endast 100%. Mõtlen, ma teen sinu peol, praegu tulen, eks ole, annan 100%. Nüüd tuleb, ma ei tea, mingi šokolaadifirma näiteks, ütleme, su mees töötab seal, toome näiteks. Ja ma lähen sinna, ma pean temale ka 100% andma, sest tema näeb mind esimest korda. Teda ei huvita see, et ma õhtulehele just tegin mingi. Ma tahan siin näha, et nagu tõesti anda 500% ühe päeva jooksul ise endast. See tõmbab läbi. Aga ma
ma olen ise enda jaoks selle kuidagi nagu selle rutiini vaata teinud, jällegi nagu sa ise ütlesid ilusti, see on kord aastas. Ja minul ei ole see, et nagu mingi, sakid appa, mul ongi mingi, come on, see on kord aastas. Ja tegelikult mul endal on see emotsioon pärast pidu on nagu, pigem on äge, aga tihtipeale vahest on küll mingi, ütlen ausalt, on olnud nagu nõmedaid pidusid ka, pole midagi teha, aga seda enam hindad sa neid pidusid, mis on nagu ägedad. Kas põhimõtteliselt, kui ainult jõuluvanana töötada, siis võiks terve detsembriga saada kokku nii palju raha, et terve ülejäänud aasta ei pea midagi tegema? See oli aastal 2019, päriselt. Enam mitte? Jah, selles suhtes see on puhas majanduslik asi, et nagu see taastumine võtab nii kaua, kriisist taastumine võtab aega. 2025 peaks nüüd olema nii-öelda hea aasta uuesti, tegelikult ei ole, ma juba näen. Selles on süüdi, ma vaatan sulle otsa, selles on süüdi meedia. Et mitte selles ei ole süüdi, aga mis pidu see nüüd oli siin suvel? Tervisekassa pidu äkki või? Oli see? Jah, oli Tervisekassa. Et see pani selles mõttes paugu, et avalik sektor hoiab väga madalat profiili. Väga madal tähendab seda, et Smartpost viib neile ukse taha või kontorisse pakid ja nüüd vii oma lastele tšau paka, nüüd tee mitte midagi. Et nüüd on nagu erafirmade teha on. Ja erafirmade näevad tihti peale jõulupidu kuluallikana. Et võib-olla suuremad jah, nagu teevad. Et ma olen siin nagu hiidudele olen nagu teinud küll ja see on nagu üliäge, et täpselt samamoodi, et kutsutakse lihtsalt kontorisse. Lihtsalt tuleb kontorisse ja jaga kingituse näiteks üks meeleolukumaid, mis ma olen teinud, on LHV teinud 13 korrust. Aga igal korrusel annad sa endast 100% tegelikult. Et see oli meeleolukas. Playtech ülemistes täpselt samamoodi, nagu sa lihtsalt lähed kontorisse ja oled ja käid laua juurde ja tood selle meeleolu nagu inimestele ja kuigi nad istuvad kõik seal, klõbistavad oma arvutiga, siis ma selles mõttes jälle kiidan ennast, et tõmban nad käima. Et nagu... Aga mis on üllatav, nende osakonnad on jumala erinevad. Et nagu ma olen mingi, davai, turundusosakond, seal on ägedad inimesed. Tutkid, raamatupidamine on kõige ägedam. Et raamatupidajad tihti peale nagu üllatavad, kuigi eeldad, et kuna mis see istub ainult päevad, see Exceli, see teeb ülekandeid. Nad on nii ägedad inimesed, nii et shout out to raamatupidajatele. Maga vesi sügav põhi. Jaa. No millised on olnud siis aastate jooksul kõige võib-olla eredamalt meelde jäänud peod ja kas sul ka mingeid suuri äpardusi ette on tulnud? Üks äpardus juhtus algusaastatel, kui ma unustasin juuksed ja habeme koju. Päris karm, eks ole. Ja ma avastasin seda niimoodi, et kell oli 16, kell 5 pidin peale minema, kell oli 16:50 ja ma olin mingi holy, mul ei ole neid tootaid. Helistasin sõbrale, kes elab mu lähedal, ütlesin, toona ei olnud seda, et viska Bolti peale ja Bolt toob vaata ja mul oli vaja kiiret autojuhti ja ma teadsin, et see vend on tubli. Ja kuna pidu ju hakkas, see oli nüüd kriisi olukorras. Mis ma siis tegin, oli see, et ülejäänud riided olid mul ju kaasas. Ma kehastusin, ma panin ainult mingi ühe soki jalga, teise soki teist värvi, tõmbasin teksad kuidagi üles, mingis suvalise punase särgi, panin pahunpidi selga, müts pähe, joonistasin silmade alla mingisugused vuntsi vurrulaadsed asjad, mingi laua pealt leitud markeriga, ja ma nägin nagu siuke veits kloun välja ja läksin sisse ja ütlesin, et jõuluvane jäi lumme kinni ja bla, 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 bla. Ja siis, kui ma nägin, et see sõber jõudis nüüd circa 15 minsa pärast selle habemega, ta tuli ukse taha, vaatas, ma olin mingi, nii ja nüüd ma lähen vaatan, kus on jõuluvana, Aga seni ma nagu kuulasin lapsi, mängisin nendega, lasteaias oli see siis. Ja läksin siis sinna, vahetasin riided ära ja läksin pidu tegema, tegin jõuluvanana peo ära ja mitte keegi ei saanud aru. Sest need lasteaia õpetajad, kelle juures ma olin aastas käinud, ütlesid, nii äge vahepala. Ma olin mingi kujuta ette, mul oli totaalne kriis. Nii äge vahepala, tee veel.
mingi et siukse äpardus jah ei ole, see on võib-olla kõige suurem ja klassika on see, et ma olen nagu hiljaks jäänud, et seda tihti peale on ka nagu juhtunud, aga see jääbki hilinemine tingitud kas teeoludest, sest ma mäletan üks aasta ma pidin Kaberneeme sõitma 24. ja tuiskas jää, mul oli mingi üliväike auto, mis tee peal ei püsinud, ei olnud 4-veoline ja jäin hiljaks ja üks võib-olla selline miinuspool nagu ongi see, et nagu inimesed ei saa aru, et ma jään hiljaks. See on, sa pead nagu mingis mõttes andeks andma. Et nagu kuskil läheb kauem, kuskil läheb vähem. No eriti kui õuest tuiskab, siis võiks olla aru saada. Meil siin toas on ju kõik ilus, on ju. Tore, aga õuelad vaadanda. Tallinnast Kaberneeme saada võtab ka 24. õhtul tühja tee ja ilma lumeta nagu aega, eks ju. Siis ma pigem see oli see hetk, kus ma otsustasin sõita 50-ga kindlalt kohale jõuda, mitte ma tõmban sotiga ja ei jõua üldse kohale. Lõpetad kraavis kuskil. Kuidas laste siis sellised etteasted aastate jooksul muutunud on, et kas loetakse luuletust enam, on need luuletused kuidagi muutunud või on ikka sama vana hea, et jõuluvana ole pai, too mulle suhkrusai? Nii, millal ma nüüd manitsema võin hakata? Kas vastan sulle viisakalt ära? Vasta viisakalt ära, siis hakka manitsema. Enne präänik, siis piits. Lapsed on väga tublid vanuses, ümardame siis, vanuses 1-6-7. On ju? Ja siis läheb lappesse. Siis ei viitsita tegelikult. Jällegi minu nišš, minu pluss on see, et ma hoian ennast pidevalt kursis, õnneks tänu enda lastele, nii-öelda siis noorte popkultuuriga. Ehk siis mis on see, mis nad räägivad. Kui ma näitan sulle näiteks praegu nii, mis see tähendab? 6-7. Täpselt. Et ma sulatan lapsi väga ma loodan see kõlanud olevast, ma sulatan lapsi, aga ma sulatan lapsed lahti sellega, et ma tean nende slängi, seda, mida nad mängivad, mis on pop, on ju. Väga lihtne, siin oli just üks pidu, on ju, tuleb tüdruk, siuke 9-10, mitte midagi, sa näed, et aju on täiesti nagu friisinud, on ju. Ma mingi, kuule, aga mul on sulle mõistatus, et ma räägin sulle eesti keeles ühed laulu sõnad ja sina tõlgi inglise keelde ja siis laulame koos. Ja need sõnad olid siis me läheme üles. Mis laul on? Loreen. Ei. We're going up, it's our moment, gonna be golden. Et nagu, see on jälle see, et ma pean teadma neid sõnu, eks ole, ja võib-olla kui ta seda Goldenit ei tea, siis ta teab Soda Popi, siis võib-olla ta teab Wickedist midagi. Jumal, küll sa räägid nagu hiina keeles, ma ei saa midagi aru. Jaa, et mis mängivad poisid, mis mängivad tüdrukud, Robla, okei, ja mitte sa ei ütle Roblox, sa ütledki Robla, vaata. Et siukse asju nagu pead teadma. Et seda suhkrusaia nüüd tuleb küll, aga seda tuleb vanematelt. Et see on nüüd see manitsuskoht. Et mis mind, ja seda ma ütlen ausalt, mind natuke nagu häirib see ja see on puhtalt nagu see, et kes on lapsevanem enda lapsele? Eeskuju. Seega, kui sina, ma vaatan sulle, Katariina, otsa ja räägin sulle, eks ole, aga teised võivad kuulata. Kui sina ütled nüüd enda lapsele, nii, õpi nüüd ilusti 3-4 luuletust selgeks ja ta õpib, ta nutab ja õpib. Nii, ja siis tuleb siin jõuluvana ette, loeb need luuletused ära ja siis tuled sina. Oi, aga ma ei tea, see on hea, kui sa telefoni võtad. See on nagu ok. Nii. Ja siis sa tuled sinna ja seisad nagu, oi, aga ma ei tea midagi. Et see on nagu, see on jumala okei lugeda telefonist maha. See on jumala okei, ma ei tea. Vähemalt loed siis, on ju? Vähemalt loed, aga see ongi see, sa näitad ette vaata lapsele või siis laps, ja siis vaata, sa tuleb minu juurde, seisad, see on nagu tumma ammas on ja aga ma ei tea midagi, anna lihtsalt kink. Et mis ees, ja siis ongi see laps mingi, aga emme sai ju niisama, miks ma pean? Või siis tal jääb meelde see, miks ma pean õppima, sa said eelmine aasta ju niisama. Ja siis sa üritad teda uuesti sundida õppima, vaata. Et see on... kui sa ise ei tee, siis kuidas sa sunnid, on ju? Kas see on siis ainult selle pärast, et sest nii on olnud 200 aastat? Jah, et nagu lapsevanemad on eeskujud nagu
influencerid moodsalt on ju, ja paratamatult see nii on, et noh, kui nüüd lapsevanem tulebki, ma olen pisi ära minult salmi küsija on ju, ja sa oled 35, siis ma olen enam kui kindel, su aju suudab rohkem ridu nagu õppida. Aga sellisel puhul alati mul on kohe varukast võtta 200 trikki, et see eeskuju ikkagi nagu tuua, et ära muretse, sa ei pääse mu käest nii kergelt vaata. Mis sa teed siis? Mõistatused, vana hea mõistatused või siis ma küsingi mingi, mis sa teinud oled sellel aastal või ütleme, kui sina oled näiteks, sina oled selle ürituse host, toome näiteks, siis selles mõttes sa pääsedki, et vaadake, tänu temale on siin nagu see pidu, et nagu kõik see, et see sõltub, kes tuleb, vaata. Ja mõni, come on, laulme, inimesed kõik teame ja, või siis ongi nagu see, et kui sa jõuludes midagi ei tea, siis ma küsingi argipäevaseid asju, eks ole, või ma alati leiutan midagi, aga nagu naljaga, vaata. Ja siis annan ülesande lastele näiteks, mis on ka väga lihtne, et laps tuleb mingi, ütleme 13-14, tal on nagu, tuleb sinna, ta lihtsalt, et on nagu vetikas, aga see on ka pool surnud vetikas. Pidin oma telefoni ära panema, mingi taidla, mingi punase kuuega tüübi ees. Ja siis on niimoodi, et neil on piinlik, vaata, see cringe hetk. Ja siis nendega see, aga tead, mis täna teeme nii, et sina koristad kogu jõululaua ära. Ja siis kõik emad, isad, vaata. Ja väga tihti lapsed on nõus tegema seda. Tegelikult jällegi vanematel, et andke lastele võimalus asju teha. Jah, see võtab aega, ma tehan ise, ma saaks need nõudekast palju kiiremini ise ära pandud. Aga lapsed tegelikult tahavad teha. Et minu omad tihti peale, kui ma ütlen, et nii, et kes tahab, ma ei tea, omletti tulla tegema, siis nad lähevad kaklema. Mitte see, et mingi, nii, istuge seal tahvlis, ma teen omletti. Ja mu neljas on ka praegu, kui ta näeb, et sa hakkad midagi tegema, siis on kuule, ma tahan aidata, ükskõik mis see on. Või siis ongi see, et kui sul on endal vaja midagi teha, siis nagu anna lapse, kuule, meil tuleb täna õhtul jõuluvana, kirjuta talle kaart või tee talle mingi pilt või nagu andke, ise peab hästi suunama. Ja jällegi see, et nagu pöörake lastele tähelepanu, nagu ma ei tea, see läheb väga pedagoogiliseks praegu ära, aga pöörake lastele tähelepanu, et näiteks ütleme see sama pildi teema, laps joonistab siis jõuluvanale mingi pildi, sa vaatad seda pilti ja mõtled enda peas mingi mida helli. Siis küsiki, see on nii äge pilt, räägi mulle, mis seal on. Sest laps võib-olla näeb hoopis midagi muud. Mina oma peas tahan ka joonistada banaan või kilpkonn, aga tuleb välja banaan. Et nagu me tegime kunagi perega sellise nagu testi, et istusime 4 siis laua taga ja mõtlesime välja sõnu või mingi asju, mida peab joonistama. Ja kujutate, sul on 4 inimest, 4-aastane, 10-aastane, 38-aastane, Leen peaaegu 50. Ma tean, ta kuulab seda ja siis ta mingi lõpeta ära. Et 2 40-aastast inimest, mees ja naine, me joonistasime kõik täiesti erinevaid asju. Et kuidas keegi raamatut kas või joonistab on juba nagu, et jah, kuulake oma lapsi, laske neil seletada ja olge ise ka lapsed päris, et see tuleb teie südamele ja hingele kasuks. Anna 3 sellist põhilist nippi, et võtame siis praegu näiteks kodune või kas selline lasteaia kollektiivi jõulupidu mööduks hästi, kui on juba jõuluvana kutsutud ja nii, minu perspektiivist lähtudes number 1 soovitus. Tehke kuskilt aken lahti. Päriselt, sa ei kujuta, ma tean, see on nii romantiline mingi, jõuluvana istub siin kamina kõrval. Ei, kallikesed. Ma olen kunagi pannud kraadiklaasi sisse, vaata selle termomeetri. Mul on 70–80 kraadi. Ei, 80 ei tulnud ära, ma tahtsingi, et nagu, see keha, vaata see kuuba jääb kinni, ise oled võib-olla mingis närvis, sa lihtsalt higistad. See on ebareaalne number, ma olin lihtsalt mingi, see ei saa olla reaalne, nagu see ei saa olla. Aga jah, tegelikult siuke, ma tahaks öelda, 50 kraadi lebo on mul seal kuue sees, seal pole küsimustki. Et tehke aken lahti. Number 2, kuulake jõuluvana. Ma olen neid pidusid teinud. Kui ma näen kuskil midagi, ma nagu selles mõttes jah, usaldage. Et kui ma midagi ütlen või palun teha,
siis kuulake, lihtsalt usaldage jõuluvana, oleks tegelikult võib-olla isegi õigem, et lihtsalt usaldage. Et kui ma näen mingit last, et ütleme, Taavi peab praegu tulema, ma näen Taavi silmist, et ta on hüsteeria äärel, siis ära sunni teda. Ja kui ma ütlengi, et nii, teeme niimoodi, Taavi natukene nüüd puhkab, võtame kellegi teise, võtame Lisette, eks ole. Siis ära hakka seda Taavit sundima mulle. Et see on kõige väiksem näide. Ja 3. me jõuame jälle selleni, et olge ise ka lapsed. Olge rõõmsad, et see ei ole siuke nagu, ma pidin kutsuma. Laske ise ka ennast vabaks. Mõelge enda nagu aja peale, kui teil käis jõuluvana, kas käis ja isegi kui ei käinud. On täiskasvanuid, kes on tulnud mu juurde, et see kõige ägedam jõuluvana, keda ma näinud olen ja ma olen 50 umbes. Et sa viisid mind tagasi nagu lapsepõlve. Et lihtsalt nautige. Meelis, aitäh sulle, ma soovin sulle ägedaid jõulupühi ja tegelikult on veel siin seda detsembrit jätkub, et sul on käimist küll ja veel. Tööd jagub, aitäh teile. Edu sulle ja aitäh kõigile kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.